Tere, mul on rõõm näha teid siin täna koos minuga ja mul on veelgi suurem privileeg olla siin teie ees ja jagada oma nägemust, oma maailmavaadet sellest, kuidas vaimne vorm on meile igaühele tähtis ja mitte ainult siis igasuguste häirete kontekstis. Ja toon siia kohe ühe hea paralleeli meie füüsilise keha ja füüsilise tervisega. Kui me vaatame meie füüsilist tervist kui kontiinumit, millel on justkui 3 lahtrit ühel joonel, siis ühel pool ääres võivad olla häired, erinevad haigused, mis meid võivad tabada kehaliselt. Ja siis me tegeleme just nende häirete ja haiguste uurimisega ja nende ravimisega. Siis teisel pool äärmuses on erivõimed. Näiteks, mida sportlased on välja arendanud, kõiksugused erinevad liiki. Ja siin keskel on siis selline baasiline füüsiline vorm, mille najalt me iga päev saame tegutseda nii, et tegevused kõik laabuksid sujuvalt. Ja see füüsiline vorm, mis meil siis baasilisena on, seda me hoiame ju sellepärast, et hoida oma elu kvaliteeti. Et kui sa näiteks teed häid toitumisvalikuid, kui sa teed sporti, siis ma olen kindel, et sa ei lähe neid valikuid tegema pidevalt mõeldes selle üle, et kuidas ma nüüd hoian ära südame-veresoonkonna haiguseid, millistesse võib-olla teistesse haigustesse ma haigestun siis vähem. Me teeme kõiki neid tervisliku elustiili valikuid ikkagi kvaliteedi pärast. Ja vaimse vormiga on täpselt sama lugu, seesama kontiinum. Me oleme väga palju siiani keskendunud häirete ja haiguste osale. On olemas loomulikult ka erivõimed, mõni inimene on näiteks väga arendanud välja endas sellise kiire taipamisvõime, ta taipab kähku kiiresti, mõnel on väga hea mälu, mõnel on väga hea keskendumisvõime. Ja siis on olemas ka selline baasiline vaimne vorm, mis on nende kahe äärmuse vahel. Ja see võimaldab meil siis teha jällegi tegevusi sujuvalt ja laabuvalt. Ja seda vaimset vormi samamoodi me hoiame ja hoolitseme selle eest, sellepärast, et saavutada hea elukvaliteet, mitte ainult sellepärast, et hoida ära haiguseid või probleeme. Aga kui ma natukene toon siia seda pilti sisse, mis meid võib oodata, nimelt Maailma Tervishoiuorganisatsioon räägib vaiksest epideemiast ja see põhineb prognoosil, mida ta on teinud, jälgides praeguseid trende ja see prognoos on tehtud aastaks 2030. Ja see ütleb siis, et ainuüksi depressioon muutub globaalselt tööealiste hulgas haiguskoormuse põhjustajaks number 1. See tähendab, et midagi meie vaimses tervises, meie vaimses vormis on midagi väga korrast ära. Ja oluline on see, et globaalselt see tähendab, et see ei ole mõne üksiku piirkonna probleem. Ka see, et see on tööealiste inimeste hulgas, need inimesed, kes siis panustavad meie ühiskonda aktiivselt, need inimesed, kes loovad lisandväärtust ja haiguskoormuse põhjustajaks number 1. See tähendab seda, et siin on välja toodud enneaegsed surmad ja siis kehvalt või viletsa tervise juures veedetud eluaastad. Nii et 15-aastane justkui selline aeg on meile antud, et mitte jõuda selliste prognoosideni. Ja kui me võtame, et mida siis see tähendaks, sest depressioon on üks häiretest, mida oli välja toodud, aga tegelikult esineb sellest rohkem hoopiski ärevushäireid, erinevaid stresshäireid ja läbipõlemist. Ja kui me vaatame, et kui need probleemid meie hulgas kasvavad väga suureks, siis saame me justkui inimesed, kellel on terved käed ja jalad, kuid kes on vaimselt halvatud. Nad ei suuda teha oma igapäevaseid tegevusi, oma tööd, seda, mida neid oodatakse ja ega nad ka ise selle üle õnnelikud ei ole. Et seda pilti ei juhtuks, kus me kas siis tööandjatena või siis töötajatena vaadates ringi oma kolleegide hulgas, et me ei jääks üksi ja et ei jääks selline tühi põld, siis selle jaoks on võimalik midagi praegu juba ette võtta. Natukene rääkides statistikast, siis eelmine aasta üle-euroopaline uuring, mis tehti sellise uurimisfirma poolt nagu Matrix, tõi välja, et juba praegu siis
on töökohaga seotud depressiooni kulu kogu Euroopale 617 miljardit eurot aastas. Need on tohutud numbrid ja kui me vaatame neid kahte ülemist punkti siin, siis kaudsed kulud on kõige suuremad. Need on need kulud, mis ei paista kohe välja, mida me ei oska võib-olla isegi arvata, et nad on nii suured. Ja need on just iseloomulikud erinevatele probleemidele, mis tekivad siis, kui vaimne vorm ei ole sellises heas olukorras ja tekivad probleemid. Ja see ei puuduta siis mitte ainult abstraktselt Euroopat, vaid ka meie Tervise Arengu Instituut on välja toonud, et 2014. aastal 1/3 töövõimetuslehti võeti siis depressiooni ja stresshäirete tõttu, mis tähendab seda, et see puudutab igat 3. inimest, kes on tööealine. Iga 3. teie kolleeg või iga 3. mitte võib-olla päris tänaval vastu tulev inimene on võtnud haiguslehte selle tõttu. Ja kui me räägime siis, et miks see vaimne vorm võiks olla vara või tähtis, siis me vaatame ringi, et kuidas me teeme siis oma tööd. Et kus see vaimne vorm siis ennast kõige rohkem tunda annab. Et loomulikult töökeskkonnas, kus me peame andma oma parima panuse. Ja me näeme, et me ei tööta enam käte ja jalgadega niimoodi nagu industriaalühiskonnas või ajastul, vaid me põhiliselt töötame peaga. Ja see on meie põhiline töövahend ja samas ka kõige suurem vara. Ja aju, kui siis selle peaga töötamise füüsiline objekt või korrelaat, on ka meie keha kõige kallim kinnisvara. See tarbib 20% kogu energiabalansist, mis meil on. Ja seejuures närvirakud siis, mis on küll ehitatud kestma kogu elu ja millega me sünnime, siis neuronaalsed võrgustikud ehk võrgustikud närvirakkude vahel muutuvad kogu aeg. Ja väike pilt ajurakust ehk neuronist ja kus ta siis asetseb meie ajus. Ja tänapäeva teadus on toonud siis välja, et meil on kuskilt 100 kuni 200 miljardit närvirakku. Arvuliselt on see umbes sama palju nagu pool linnutee galaktikast tähti. Ja igal närvirakul on umbes 5000 kuni 10 000 ühendust teiste närvirakkudega. Need on nagu võrad puudel. Ja nende ühenduste kaudu närvirakud siis pidevalt suhtlevad omavahel, ehk siis sellest 100-200 miljardist ta suhtleb umbes 5000 või 10 000-ga. Ja moodustab niimoodi siis erinevaid võrgustikke, kusjuures need võrgustikud muutuvad siis kogu aeg. Iga tegevus, mida me teeme, iga asi, millele me tähelepanu pöörame, mida me märkame, tähendab mingisuguse võrgustiku aktiveerumist. Nii et kui varem räägiti sellest, et meie aju on justkui selline fixed ja see, millega me sünnime, see nii ongi ja ka samamoodi meie iseloom, et me ei saa seda muuta, siis tänapäeval see teadmine, et aju on plastiline, ehk meil on olemas selline asi nagu neuroplastilisus, meie närvirakud pidevalt vahetavad võrgustikke. See tegelikult viitab ju ka sellele, et meie aju on pidevas muutumises ja ka see iseloom, mida me oleme pidanud võib-olla väga jäigaks, on väga muudetav ja plastiline. Igasugune tegevus, mis me teeme, tähendab mingisuguse võrgustiku aktiveerumist meie ajus. Olgu see siis näiteks keskendumine, siis on see üks võrgustik. Kui see on uitmõtete teke, on see teine võrgustik. Samas, kui me märkame, et mul on tulnud uitmõtted ja ma ei keskendu sellele, mida ma valisin, on see kolmas võrgustik. Siis, kui ma valin prioriteetide alusel, mille juurde ma jään, on see neljas võrgustik ehk lahtilaskmise funktsioon ebaolulisest. Ja kui ma taastan fookust, on see viies võrgustik. Täpselt samamoodi iga mõte, mida me mõtleme, on mingisuguse võrgustiku aktiveerumine. Ja iga emotsioon, mida me tunneme, on mingi teistsuguse võrgustiku aktiveerumine meie ajus.
mis tähendab seda, et need võrgustikud pidevalt aktiveeruvad lähtuvalt sellest, mida me oma sisemaailmas või subjektiivselt teeme. Aktiveerunud seisund, see tähendab mingit kogemust, mingit elamust, aga ka mingit emotsiooni, mingisugust teadmist. See on ajutine. Ja see ajutiselt aktiveerib meie ajus ühe võrgustiku. Kuid selle võrgustiku aktiveerumine omakorda soodustab selle seisundi taasteket. Ja kui me kordame niimoodi neid seisundeid, siis me tugevdame oma võrgustikku, ehk ta saab sisse käidud ja see muutub püsivaks võrgustikuks. Igasugune aktivatsioon ja ajutised seisundid võivad olla meeldivad, kuid kui me ei ole sellest kujundanud omale püsivat võrgustikku, siis nad on mööduvad. Ja me võime vaadata, kui paljusid oma kasulikke seisundeid me oleme muutnud püsivateks võrgustikeks. Püsivaks võrgustikuks nimetatakse ka teiste sõnadega harjumust. Kõik harjumused, mis meil on mingisugused võrgustikud, mida on palju kordi korratud. Ja igasugune uuendus, igasuguse muutuse sisse toomine, nii selles, et kas ma lähen trenni või teen oma tööd teistmoodi, tähendabki seda, et sa alustad täiesti uut võrgustikku. Ja seepärast see võtabki veidi aega enne kordamine, selle võrgustiku korduv aktiveerumine ja siis alles on sul lihtsam seda tegevust selle oleva võrgustiku pealt juba teha. Ja seetõttu me saame vaadata, et kui meie aju on vägagi plastiline ja kõik sõltub sellest, mida me valime korrata ja loomulikult enne seda, mida me märkame, et kas me kordame seda või mitte, siis millist aju me iseendale sooviksime kujundada. Ja see ei ole ju see, et ma olen kas liiga vana või et nüüd ma olen juba selline ja juba sündisin sellisena ja ei saa midagi sinna parata, vaid see isiklik vastutus on oluline. Just see, et mina tõepoolest oma valikutega muudan oma aju tervist. Siin slaidi peal on hea esitlus või selline välja toodud just inimese 5 erineval tasandil funktsioneerimise nagu osa. Ja see vaimne vorm on just siis nüüd need osad, mis jäävad sellest füüsilisest eraldi sellel skeemil. Nii et see vaimne tervis, vaimne vorm või kui sisemaailma tervis, see ei ole midagi sellist väga abstraktset ja keerulist, et kas mul on hea olla või halb olla, vaid see koosneb 4 väga spetsiifilisest ja omavahel erinevatest tasanditest. Ning siin kehtib ka teatud hierarhia, kui me räägime enesejuhtimise kontekstist, siis nii nagu ettevõttes, siis samamoodi enesejuhtimises on oluline aru saada nii-öelda, mis või kes on juht ja mis või kes on juhitavad. Ja mitte sellepärast, et kumb on olulisem, vaid sellepärast, et ühtedel on ühed ülesanded ja teistel teised ja nende koos toimimine annab koostöö ja siit võib sündida midagi head. Ja oma sisemaailma juhtimisel on sama lugu. Ei ole ühtesid paremaid osasid või halvemaid osasid meie sees. Kõik need 5 tasandid toimivad paralleelselt ja kogu aeg. Ja samas selleks, et laabuks ja meie elu ja need sisemaailma osad teeksid omavahel koostööd, on hästi oluline aru saada, mis on siis see osa minus, mis juhib ja mis on need osad minus, mida ma juhin. Ja paljud vaimse tervise, vaimse vormi ja sisemaailma probleemid on vallandatud või võimendatud nende enesekohaste oskuste defitsiidi tõttu. Et see enesejuhtimine, iseenda sisemaailm ja need enesekohased oskused ehk oskused, mida ma teen oma enda sisemaailmaga. Ja need enesekohased oskused baseeruvad kõik teadlikkusel kui teadvustamisvõimel, vundamendil. Siia alla kuulub enesemääratlus. See tähendab oskus aru saada just nimelt, mis siis olen see mina või kes on siin see juht ja mis ma ei ole. Ehk mis on minu juhitavad. Samamoodi enesereflektsioon, et ma märkan, mis toimub minu sisemaailmas.
ning siit saab võimalikuks ka enesejuhtimine, see tähendab, et mina juhin seda, mis toimub minu sisemaailmas. See teema, kogu vaimne vorm, on vägagi aktuaalne, lähtuvalt ka nendest esimestest slaididest, mida ma näitasin seoses kulutuste ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni prognoosiga. Ja kuna teadlikkuse kasutamine, teadlikkuse rakendamine on näidanud väga palju lubavaid tulemusi, olles justkui üks universaalne lahendus väga mitmetele elus ja ühiskonnas ette tulevatele probleemidele, millele me lahendust otsime, siis see kajastub ka tänapäevases teaduses ja uuringutes, mis tehakse selles valdkonnas, teadlikkuse valdkonnas. Ja üsna hiljutine metaanalüüs 2014 aastast ütleb siis, mis omakorda uuris siis, kui palju on tehtud teadlikkuse kohta uuringuid, et 2013. aastal juba 549 sellist publikatsiooni väga lugupeetud ja respekteeritud teadusajakirjades. Loomulikult neid töid ise on palju rohkem. Ja siit mõned üksikud nopped nendest uuringutest, mis on siis teadlikkuse alal tehtud. Ehk suunamata teadlikkus ja uitmõtted on seotud alanenud kognitiivse võimekusega. See kognitiivne tähendab meie võimekust mõelda, reflekteerida, analüüsida, eesmärke seada ja väga paljud sellised funktsioonid ning siis meeleoluhäirete sagedamase esinemisega. Samuti viletsad toimetulekustrateegiad, siin on siis juttu enesekohastest oskustest, oma emotsioonide ja mentaalsusega, nagu näiteks allasurumismeetod või rumineerimine, see tähendab oma negatiivsete sündmuste uuesti üle ja üle käimine. Need soodustavad meeleoluhäireid. Ja teadlikkuse treenimine loob potentsiaali suuremaks eneseteadlikkuseks, paranenud impulsi kontrolliks, vähenenud emotsionaalseks reaktiivsuseks väljakutsuvates olukordades. On viiteid ka tähelepanuvõime ja unekvaliteedi paranemisele. Selgub, et teadlikkuse treenimine suudab vähendada stressi, parandab enesekindlust, suhteid teistega, tähelepanu, enesehinnangut ja võimaldab kujundada optimistlikku suhtumist. Ja vastupidiselt haevil olekule ja tähelepanematusele soodustab siis teadlikkuse kasutamine suurenenud kreatiivsust, psüühilist paindlikkust ja nii informatsiooni paremat säilitamist kui ka selle reprodutseerimist, kasutamisoskust. Nii et siin tegelikult nendest uuringutest tuleks välja veel ja veel asju teadlikkuse kasutamise hüvedest kui universaalse vahendi treenimise tagajärgedest. Aga mis me selles osas, vaimse vormi tähtsuse osas, mis ma siin läbi võtsin teiega koos, on need punktid. Esiteks, meie aju on väga plastiline. See tähendab, et on pidevas muutuses ja enesekohased oskused ehk oskus reguleerida seda, mis toimub meie sisemaailmas. See baseerub teadlikkusel ehk teadvustamisel. Enesekohaste oskuste defitsiit aga tekitab erinevaid probleeme vaimses vormis ja ka vaimses tervises ja loomulikult ei ole siin juttu ainult häiretest, vaid need probleemid võivad ka olla see, et on motiivitus, motiveerimatus, ka see, et erinevad harjumused, kahjulikud harjumused, võib-olla mingisugused kahjulikud käitumismustrid, mis on ka töökeskkonnas. Need kõik on ettevõtetele väga kulukad ja lisaks sellele, et me kaotame siis raha, kaotame me ka ju tarku inimesi. Kui on inimesed, kas siis pikali kohe voodis või nad lihtsalt ei suuda teha oma tööd, siis ei ole nad ei ise selle üle õnnelikud ega ka meie ei saa siis tööandjatena neid rakendada. Siin ma räägin teadlikkusest kui varast. Me võime märgata väga palju erinevaid asju ja samas
lisaks nendele objektidele, mida me märkame, on väga oluline ka väärtustada teadlikkust ennast kui vahendit, millega me märkame. Nii nagu siin pildil on näha, väga sageli oleme me kõrvale kaldunud ebaoluliste stiimulite poolt ja me ei püsi kontaktis sellega, mis toimub. See reaalsustaju on vaja ise sisse tuua, kus ma praegu olen, mis on praegu adekvaatne ja võtta seda primaarsena arvesse. Teadlikkus siis selles kontekstis ei ole mitte erinevad teadmised, meie kõikide universaalne viis teadvustada seda, mis toimub. Näiteks sa võid märgata helisid, mis on siin ruumis. Sellisel puhul viid sa oma teadlikkust välja oma kõrvadest. Aga sa võid ka märgata seda sellist puutetunnet või survetunnet, mis sul on selja taga või tagumiku all või jalgade all, mis tekib kokkupuutest objektidega. See samamoodi on teadvustamine. Nii et teadvustamine ei ole seotud hoiakute või mõtetega, vaid see on viis teada saada läbi kontakti, mida me loome. Ja kui me tavapäraselt käitume vägagi automaatselt ehk automatism juhib meid, andes tagajärjeks erinevaid reflekse, siis teadlikult kasutades tekib meil võimalus teha teisiti. Nii et me võime teadvustada teise inimese kõnet. Näiteks, kui sageli sa kuulad inimest, keda sa kuulad. Ja kui sageli sa justkui kuulad teda, aga mõtled peas kas omi mõtteid, juba mõtled sellele, mida tema käest järgmiseks küsida või mida talle vastata. Et kui palju me oleme selle reaalse kuulamise juures, me võime märgata võimalusi kaasa teha, seda teadvustada, kus on see aken, kus just minu panus on vajalik. Me võime märgata ja teadvustada emotsioonide mõju. Näiteks, kuidas võiks mõjuda tiimitöös, kollektiivis abivalmidus kui emotsioon ja kuidas võiks mõjuda pettumus kui emotsioon. Et millist tagajärge üks või teine toodab, seda märgata. Me võime märgata ebaotstarbekaid tegevusi, siis nendest loobuda. Ehk märgata on võimalik igal tasandil erinevaid asju ja selleni on jõudnud ka loomulikult väga paljud suurettevõtted ja toovad seetõttu teadlikkuse praktikaid, teadlikkuse haridust omaenda töötajateni. Sest see ei ole üks viis, üks mingi piparkoogi vorm, üks lahendus, üks mudel, mille puhul öeldakse, et tee nii ja kõik saab korda. Vaid see on universaalne viis hoopis märgata seda, mis ümberringi toimub, mis on minu ressursid, mis on minu võimalused ja leida see lahendus koha peal. Just selline, mis sobib õigelt siia konteksti. Seejuures taipamine on veel omakorda eraldi väärtus ja vara ja taipamine kuulub teadvustamise võime juurde. Kes teist on kogenud taipamise hetke, seda hetke, kui sa nagu märkad ja saad just aru, et täpselt nii see on? Olete kogenud? Kas te tahaksite rohkem seda saada oma ellu? Ja kuidas oleks töötada nende inimestega, kes taipavad hästi ja kiiresti? Super oleks, eks ole. Kuid miks meil ei ole neid taipamisi nii palju? Sest taipamine kuulub teadlikkuse ehk selle juurde, mida me märkame ümberringi ja kuidas me leiame lahendusi siis, kui meie mälu ehk kõik need arhiivid, mis põhinevad, mis on mentaalsuses, mis on mõttemaailmas, kui meie mälu ei too kohe esimese valikuna automaatselt lahendusi. Et kui me jätame vahele selle mälu poolt sisse toodava, siis tekib taipamisi rohkem ja selle kaudu me saame oma tegevusi viia hoopis järgmisele tasandile. Nii et kui see mentaalne aparaat, mis põhineb mälul ja toodab muudkui erinevaid mõtteid, kommentaare, meenutusi, see on pidev müra ja samas pole see tegelikult inimese normaalne seisund. Mentaalne aparaat on samamoodi töövahend nagu iga teinegi ja võiks olla kasutuses võib-olla 20% ja vaibunud olekus 80%. Ja siis, kui on see vaibunud olekus, ehk sa ei mõtle otseselt, ei käi see pidev raadio su peas ringi, siis saavad võimalikuks taipamised sellest teadlikkusest.
nii et julgelt omanäoline olla, mis on olnud üks asju ka selle konverentsi läbiva teemana, tähendab seda võimekust märgata, mis toimub ümberringi, usaldada seda oskust märgata õigeid asju õigel ajal ja siis usaldada ka oma võimekust taibata täiesti unikaalseid lahendusi, mida ei ole enne sinu mälus olnud ja jääda selle juurde. Selliselt julgelt omanäoline. Ja ma lõpetan oma kolleegist psühhiaatri tsitaadiga, kuni sa ei tee automaatseid protsesse ehk alateadlikult toimuvat teadlikuks, kutsud sa seda lihtsalt saatuseks ja see juhib su elu.